ma sain kunagi ühe enda reisivlogi alla kommentaari, et reisimine ei hari kedagi ja see on täielik raha raiskamine. Ja selle peale ütlen ma, tulge minuga järjekordselt koos lollimaks jääma ja raha raiskama. Selle reisi sihtkoht on olnud minu bucket listis for the longest time. Ja mis selle reisi eriti toredaks teeb, on see, et ma saan sinna minna koos oma perega. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis viimane perereis oli mul mu papsi ja vennaga Pariisi. Ma ei tea, kas keegi teist neid vloge mäletab, see oli ka üks mega äge reis. Aga sellel korral me võtsime kampa hoopis mu emsi ja läksime temaga koos. Ma olen enda vlogide editimisega tegelikult natukene hädas olnud, sest kohe peale Hollandist tagasi jõudmist me sõitsime sinna Taani, ma jõudsin Eestis olla äkki 1 või 2 päeva ja nendel päevadel ma jooksin nagu segane koosolekutel ja töö juures ringi, sest kuigi võib jääda mulje, et ma siin puhkan palju, siis need ei ole vacationid, need on workationid, mis tähendab seda, et igal reisil on mul töötelefon ja arvuti kaasas ja igal vabal sekundil ma istun ja teen tööd kuskil. Sellel reisil ma tegelikult sain tavalisest rohkem puhata, sellepärast et me läksime sellel pikal nädalavahetusel, mis just oli. Me pidime algselt Kopenhaagenisse otse lennuga saama, aga siis meie kõik lennud muudeti ära, nii et me läksime läbi Riia. Minu top 1 lemmiklennujaam maailmas on siiani olnud Eesti lennujaam, aga nüüd selleks on vist Kopenhaageni lennujaam. Need poed, mis seal oli isegi DJ ja sul oli väga puhas ja rahulik. Me võtsime enda majutuse seekord Airbnb'st ja teate, see korter, see oli unistuste kodu. See on täpselt see stiil, mida mina enda kodus ka sihin. Ma kunagi unistasin sellest, et ma saaksin lihtsalt mingis valges ja beigis kastis elada, aga ajad on muutunud ja ma tahan, et mu kodus oleks värvi, taimi, et seal oleks iseloomu. Ma tahan, et mu kodu oleks selline, et kui keegi mulle külla tuleb, siis ta saab aru, et Liisi Laus elab siin. Ja selle hosti kodu oli nii ilus peegeldus sellest, milline inimene seal elab. Ja kui me olime ennast sisse seadnud, siis me üritasime ühistranspordisüsteemist aru saada, kus saab piletid osta ja meil olid kõhud juba nii tühjad, et me otsisime kiiresti mingi koha, kus saaks maha istuda ja süüa. Ja teate, fun fact, sellel ajal, kui ma Kopenhaagenis olin, siis ma nägin, et minu lemmikreisi infokas on ka minuga samal ajal Kopenhaagenis. Et ma soojalt soovitan minna ja tema videot ka üle vaadata. Vahepeal me jõudsime käia ära seal Kopenhaageni kõige kuulsamas piirkonnas, kus olid need kaunid värvilised majad, mida Pinterestis näha võib ja ilusad kanalid, kus inimesed paadikestega sõitsid. Taanis on Taani kroonid ja hinnad olid pigem kallid, nii et iga kord, kui ma ei viitsinud raha ümber arvutada eurodesse ja maksin kaardiga, siis ma hoidsin hinge kinni, mis sealt tuleb. Kuna meil oli väga pikk ja seikluste rohke päev selja taga ja kõigil jalad valutasid, siis me läksime natuke varem koju, tegime näomaske ja vaatasime kõik koos Netflixi. Suur-suur aitäh sulle, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises vlogis.